Eesti Rahvusarhiivis Tartus kapis numbriga 327 peidab end dokument, mida ükski ekskursioonijuht teile kunagi ei näita. See on võlakiri, mille allkirjastas Jaan Tõnisson 19. sajandi viimasel kümnendil ja summa, mis sellel dokumendil seisab, paneb kahtluse alla kõik, mida te arvate teadvat Eesti iseseisvuse sünni kohta. 5 miljonit marka, täpselt nii palju oli Postimehe võlg sel hetkel, kui Tõnisson asus juhtima Eesti rahvuslikku liikumist. Kust tuli see raha? Kes olid need varjatud sponsorid, kelle nimed on siiani arhiividest välja jäänud? Ja mis kõige tähtsam, milliseid lubadusi pidi Eesti tulevane riigipea andma, et need võlad kustutada? Täna me räägime teile loo, mida Eesti koolides ei õpetata, ja näitame dokumente, mis panevad kahtluse alla ühe rahvuskangelase kogupärandi. Jaan Tõnissoni nimi on Eesti ajaloos seotud eelkõige rahvusliku ärkamisega, iseseisvuse eest võitlemisega ja Postimehe toimetamisega, kuid väga vähesed teavad, et tema tee poliitilise võimu tippu oli sillutatud võlakirjade ja finantskokkulepetega, mille sisu on siiani avalikkuse eest varjatud. Tartu Ülikooli ajalooarhiivis säilitatakse korrespondentsi, mis paljastab, et Tõnisson oli 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses pidevalt rahalistetes raskustes, laenates suuri summasid nii kohalikelt ärimeestelt kui ka välismaistelt finantseerijatelt. Need laenud ei olnud lihtsalt isiklikud võlad, need olid seotud otseselt Postimehe väljaandmisega, mis oli sel ajal Eesti rahvusliku liikumise peamine häälekandja. Postimees, mille Tõnisson ostis 904. aastal, oli juba enne tema omandamisse jõudmist majanduslikult raskes seisus, kuid Tõnissoni ambitsioonid muutsid selle olukorra veelgi keerulisemaks. Ta soovis muuta lehte päevaleheks, laiendada tiraaži ja palgata parimaid ajakirjanikke, kuid selleks oli vaja kapitali, mida tal endal ei olnud. Dokumentide järgi laenas ta esimese aasta jooksul summasid, mis ületasid tema aasta sissetulekut mitmekordselt, ja need laenud tuli kuidagi tagasi maksta. Küsimus, millele ajaloolased siiani vastust otsivad, on lihtne, kuidas suutis mees, kes teeninud oli oma elu jooksul üksnes tagasihoidlikku palka, neid võlgu tasuda. Vastus sellele küsimusele viib meid Eesti ajaloo kõige hämaramasse nurka. Tõnissoni korrespondents, mida säilitatakse Tartus, sisaldab viiteid kohtumistele isikutega, kelle nimed on dokumentidest kas eemaldatud või šifreeritud. Need kohtumised toimusid Saksamaal, Soomes ja isegi Peterburis ja nende sisu kohta on teada väga vähe. Kuid üks asi on kindel, pärast igat sellist kohtumist paranes Postimehe finantsseisund märgatavalt. Kas Tõnisson müüs oma mõjuvõimu? Kas ta sõlmis kokkuleppeid, mis sidusid tema käed poliitilistes küsimustes? Need on küsimused, mida Eesti ametlik ajalugu ei taha esitada. Enne kui süveneme Tõnissoni finantside labürinti, peame mõistma, millises maailmas ta elas ja tegutses. 19. sajandi lõpu Eesti oli Vene impeeriumi provints, kus baltisaksa aadel kontrollis maad, raha ja võimu, samas kui eestlased olid valdavalt talupojad ja käsitöölised, kellel puudus ligipääs kapitalile. Rahvuslik liikumine, mille eesotsas Tõnisson seisis, vajas raha ajalehtede väljaandmiseks, koosolekute korraldamiseks, seltside asutamiseks ja poliitiliseks tegevuseks. Kust see raha pidi tulema, kui eestlastel endil seda praktiliselt polnud? Tõnissoni perekond pakkus talle vähe tuge selles osas. Tema isa oli köster ja kooliõpetaja Viljandimaal, mitte jõukas ärimekas või maaomanik. Noor Jaan pidi oma hariduse eest maksma suuresti ise, töötades kõrvaltöödel ja võttes laene. Juba üliõpilasena Tartus oli ta võlgades ja need võlad kasvasid ainult siis, kui ta hakkas tegelema ajakirjanduse ja poliitikaga. Dokumentide järgi oli ta 902. aastaks võlgu üle 10 000 rubla, summa, mis vastaks tänapäeval sadadele tuhandetele eurodele. Kuidas sai nii vaene mees võtta enda kanda veel suuremaid kohustusi, ostes Postimehe? Postimehe omandamise lugu on iseenesest täis vastuolusid ja saladusi. Ametlikult ostis Tõnisson lehe Johann Voldemar Jannsenilt 904. aastal, kuid ostu finantseerimise allikad on siiani ebaselged. Mõned ajaloolased viitavad Tõnissoni sõprade ja mõttekaaslaste annetustele, teised mainivad pangalaene, kuid arvud ei lähe lihtsalt kokku. Ostuhind ja järgnevate aastate investeeringud ületasid kõiki teadaolevaid allikaid mitmekordselt. Keegi pidi selle vahe kinni maksma ja see keegi on jäänud ajaloo varju.
Üks nimi, mis kerkib esile Tõnissoni varastes finantsides, on Jaan Tõnissoni äripartner ja hilisem vastane Konstantin Päts, kes ise oli samuti pidevates rahalistes raskustes, kuid kellel olid sidemed hoopis teistsuguste ringkondadega. Päts ja Tõnisson olid 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses lähedased liitlased, jagades nii poliitilisi vaateid kui ka finantskoormat. Dokumentide järgi laenasid nad teineteisele raha, tagasid üksteise laene ja jagasid kontakte potentsiaalsete sponsoritega. Kas nende hilisem poliitiline vastasseis oli seotud just nende varajaste finantskokkulepetega? Kas keegi neist paljastas teise saladused? Tõnissoni kirjavahetus nendest aastatest on osaliselt hävinud, osaliselt konfiskeeritud Nõukogude võimu poolt ja osaliselt siiani perekonna arhiivides. See, mis on säilinud, räägib lugu mehest, kes oli pidevalt raha pärast mures, kes kirjutas kirju võlausaldajatele, paludes pikendust ja kes otsis meeleheitlikult uusi rahaallikaid. Ühes kirjas 906. aastast kirjutab ta oma sõbrale, et kui järgmise nädala jooksul raha ei leia, tuleb Postimees sulgeda. Järgmisel nädalal raha leiti, kuid kust, seda kiri ei maini. Saksamaa sidemed mängivad Tõnissoni elus ja karjääris olulist rolli, mida ametlik ajalugu kipub alahindama. Tõnisson veetis märkimisväärse osa oma noorusest Saksamaal, õppides seal ja luues kontakte, mis ulatusid poliitikast ärimaailma. Saksa pangad finantseerisid sel ajal aktiivselt Balti regiooni ja mõned ajaloolased on esitanud hüpoteesi, et Tõnissoni varajane tegevus oli osaliselt rahastatud Saksa huvidest, kes soovisid Vene impeeriumi destabiliseerida. Kas Tõnisson oli lihtsalt kasulik idioot või oli ta teadlik vahend suuremas mängus? 19. sajandi lõpu Euroopa oli täis salakokkuleppeid, salaagente ja varjatud finantsvooge. Suurvõimud kasutasid raha relvanana, rahastades liikumisi ja isikuid, kes võisid teenida nende huve. Eesti rahvuslik liikumine, nii väike ja tähtsusetu kui see võis tunduda, oli osa suuremast võitlusest Venemaa ja Saksamaa vahel Baltikumi tuleviku pärast. Tõnisson, noor ja ambitsioonikas, kuid vaene ja võlgades, oli ideaalne kandidaat selliste mängude ohvriks või osaliseks. Milline oli tema tegelik roll selles võrgustikus? Postimehe finantsdokumendid aastatest 904–912 paljastavad mustreid, mis tekitavad küsimusi. Teatud perioodidel, eriti poliitilistel pingelistel hetkedel, voolasid lehekontodele suured summad, mille päritolu on raskesti jälgitav. Need summad langesid kokku Tõnissoni aktiivsema poliitilise tegevusega, artiklitega, mis ründasid Vene võimu, kampaaniatega Eesti autonoomia eest, kohtumistega välismaal. Kas keegi maksis talle nende tegevuste eest? Ja kui jah, siis mida see keegi vastu tahtis? Üks konkreetne summa tõmbab tähelepanu. 908. aastal, vahetult pärast 905. aasta revolutsiooni mahasurumist, sai Postimees ülekande summas 50 000 rubla, summa, mis oli suurem kui lehe kogu eelneva aasta käive. Selle ülekande saatja on dokumentides märgitud šifriga, mida pole siiani suudetud dešifreerida. Tõnisson ise ei maininud seda summat kunagi oma avalikes esinemistes ega isiklikus kirjavahetuses, mis on säilinud. Miks vaikis ta nii olulise rahasüsti kohta? Kelle raha see oli? Tõnissoni poliitilised vaated muutusid märgatavalt pärast seda ülekannet. Kui varem oli ta olnud radikaalsem, nõudes koheseid reforme ja konfrontatsiooni Vene võimuga, siis nüüd muutus ta ettevaatlikumaks, rõhutades järkjärgulist arengut ja koostööd. Mõned ajaloolased on seletanud seda küpsemisega, teised poliitilise realismi omandamisega, kuid on ka neid, kes näevad selles seost rahaga. Kas keegi ostis Tõnissoni vaikuse? Kas 50 000 rubla oli hind tema radikalismi eest? Esimene maailmasõda tõi Tõnissoni ellu uue pöörde ja uued rahalised võimalused. Sõja ajal evakueeriti suur osa Eesti tööstusest Venemaale ja koos sellega liikusid suured summad. Tõnisson oli sel ajal poliitiliselt aktiivne, osales evakueeritute komiteedes ja aitas korraldada eestlaste elu Venemaal. Dokumentide järgi käisid tema käte alt läbi märkimisväärsed summad, mille täpne kasutus on siiani ebaselge. Mõned rahad jõudsid kindlasti abivajajateni, kuid mõned kadusid teel. Kuhu need kadunud rahad läksid? 1917. aasta revolutsioonid Venemaal muutsid kõike. Vana kord lagunes ja uued võimalused avanesid. Tõnisson oli nende võimaluste kasutamisel esirinnas, naastes Eestisse ja asudes juhtima iseseisvusliikumist.
Kuid ka need võimalused nõudsid raha propagandaks, raha organisatsioonide ülalpidamiseks, raha poliitikute elustandardi tagamiseks. Kust see raha tuli revolutsioonilise kaose ajal, kui pangad olid suletud ja valuuta väärtusetu? Tõnissoni vastased vihjasid juba sel ajal, et tema raha tuleb kahtlastest allikatest. Konstantin Päts, kes oli selleks ajaks muutunud Tõnissoni poliitiliseks rivaaliks, lasi levitada kuulujutte Tõnissoni finantsseostest Saksa sõjaväeluure ja hiljem Briti saatkonnaga. Tõnisson vastas neile süüdistustele avalike eituste ja kohtuasjadega laimamise eest, kuid kunagi ei esitanud ta täielikku aruannet oma finantsidest, mis oleks need kuulujutud ümber lükanud. Miks ta seda ei teinud? Kas tal oli midagi varjata? Eesti iseseisvuse väljakuulutamine 1918. aastal nõudis rahalisi ressursse, mida noorel riigil lihtsalt polnud. Esimesed kuud ja aastad olid pidev võitlus ellujäämise eest, sõjaliselt, poliitiliselt ja majanduslikult. Tõnisson oli nende võitluste keskmes, esmalt ajalehetoimetajana ja propagandistina, hiljem ministrina ja peaministrina. Tema otsused mõjutasid, kuhu voolab välisabi, millised ettevõtted saavad lepinguid ja kes saab tööd uues riigiaparaadis. Kas ta kasutas seda võimu enda ja oma võlausaldajate huvides? Üks episood Tõnissoni karjäärist väärib erilist tähelepanu. 1921. aastal, kui ta oli Riigikogus opositsioonijuht, esitas ta järsu süüdistuse valitsuse korruptsiooni kohta, nõudes täielikku finantsauditit. Valitsus vastas oma süüdistusega, nad nõudsid auditit Postimehe finantsidest, mis olid nende sõnul täis kahtlasi ülekandeid ja läbipaistmatuid tehinguid. Tõnisson taganes üllatavalt kiiresti ja audit ei toimunud kummalgi poolel. Mida Tõnisson kartis, et audit võiks paljastada? Postimehe finantsid jäävad kogu Tõnissoni eluajaks saladuseks. Leht eksisteeris pidevalt kahjumis, vajades regulaarseid kapitalisüste, mille allikad olid läbipaistmatud. Tõnisson kontrollis lehte isiklikult, keeldudes jagamast kontrolli või avaldamast täielikku finantsaruandlust. Tema kriitikud väitsid, et leht oli lihtsalt fassaad, vahend raha pesemiseks ja poliitilise mõju ostmiseks. Kas neil oli õigus? Tõnissoni eraelu pakkus samuti ainest spekulatsioonideks. Ta elas märkimisväärselt luksuslikumalt, kui tema ametlik sissetulek oleks pidanud võimaldama. Tema kodu Tartus oli sisustatud kallite mööblitega, ta reisis regulaarselt välismaale ja tema lapsed said parima hariduse. Kust kohast tuli raha kõige selle jaoks? Tõnisson ise väitis, et ta elab tagasihoidlikult ja tema näiline jõukus on illusioon, kuid dokumendid räägivad teist keelt. Tema kulutused ületasid tema teadaolevat sissetulekut mitmekordselt. Üks allikas, mida ajaloolased on pikalt ignoreerinud, on Tõnissoni abikaasa pere. Tema naine pärines jõukamast perekonnast ja on võimalik, et osa Tõnissoni elatustasemest tulenes sealt. Kuid isegi see ei seleta kõike. Naise perepoolsed pärandused ja toetused olid dokumenteeritud ja maksustatud ning need summad ei vasta Tõnissoni tegelikele kulutustele. Keegi muu pidi teda toetama, keegi, kelle nimi pole säilinud dokumentides või on sealt hoolikalt eemaldatud. 30. aastad tõid Eesti poliitikasse autoritaarsuse ja Tõnissoni marginaliseerumise. Konstantin Pätsi riigipööre 1934. aastal lõpetas demokraatia ja saatis Tõnissoni poliitilisse eksiili. Huvitav on märkida, et just sel perioodil paranesid Tõnissoni finantsid märgatavalt. Ta suutis tasuda vanu võlgu, renoveerida oma kodu ja isegi teha investeeringuid. Kust tuli see raha ajal, mil ta oli võimust kõrvaldatud ja tema poliitiline karjäär tundus läbi olevat? Mõned allikad viitavad, et Pätsi režiim maksis Tõnissonile sisuliselt vaikimisvara, raha selle eest, et ta ei kritiseeriks valitsust avalikult. Teised allikad räägivad välismaistest kontaktidest, kes toetasid Tõnissoni kui potentsiaalset alternatiivi Pätsile, juhul kui režiim peaks kukkuma. Tõde on ilmselt keerulisem kui kumbki neist versioonidest ja see tõde on varjatud dokumentides, mis pole siiani avalikkusele kättesaadavad. Tõnissoni viimased aastad enne Nõukogude okupatsiooni on täis müsteeriume. Ta säilitas oma positsiooni ühiskonnas, jätkates kirjutamist ja avalikke esinemisi, kuigi poliitiliselt oli ta marginaliseeritud. Tema finantsid tundusid olevat stabiilsed, kuigi tema sissetulekuallikad olid ebaselged. Ta suhtles inimestega, kelle nimed ei ilmu tema avalikes kirjades ja käis kohtades, mille kohta pole dokumenteeritud informatsiooni. Mida ta tegi nende viimaste vabaduse aastate jooksul?
Kelle heaks ta töötas? 1940 muutis kõike. Nõukogude okupatsioon tõi kaasa uue võimu, uued reeglid ja uued ohud. Tõnisson, kui endine riigipea ja tuntud antikommunist, oli ilmselges ohus. Tema valikud sel kriitilisel hetkel räägivad palju tema karakterist ja võib-olla ka tema finantskohustustest. Ta keeldus põgenemast, kuigi tal oli selleks võimalus. Ta keeldus koostööst, kuigi seda talle pakuti. Miks? Kas tal olid kohustused, mis seosid teda Eestimaaga? Kas ta kartis, et põgenemine paljastab tema saladused? Nõukogude arhiivid, mis avanesid 1990. aastate alguses, sisaldavad fragmente Tõnissoni ülekuulamiste protokollidest. Need protokollid on osaliselt tsenseeritud, kuid see, mis on loetav, räägib ülekuulajatest, kes olid üllatavalt hästi informeeritud Tõnissoni finantsseostest. Nad küsisid konkreetsete summade kohta, konkreetsete kohtumiste kohta, konkreetsete inimeste kohta. Kust kohast oli MKV-del see informatsioon? Kas neil olid allikad Tõnissoni lähikonnas? Kas keegi tema usaldusringist oli rääkinud? Tõnissoni saatus pärast arreteerimist on siiani ebaselge ja see ebaselgus ulatub ka tema finantspärandini. Tema vara konfiskeeriti, tema dokumendid võeti kaasa, tema perekond hajutati. Mida need dokumendid sisaldasid? Millised saladused läksid koos Tõnissoniga kaduma? Need küsimused jäävad vastuseta, sest vastused on lukustatud arhiividesse, mis on siiani salastatud, või on need dokumendid hävinud, võib-olla tahtlikult. Tänapäeva Eestis on Jaan Tõnisson rahvuskangelane, kelle nime kannavad tänavad ja koolid, kelle monument seisab Tartus ja kelle pärandit austatakse igal aastal tema sünniaastapäeval. Kuid see Tõnisson, keda me mälestame, on puhastatud versioon ilma vastuoludeta, ilma finantssaladusteta, ilma kahtlaste seosteta. Kas me teenime tema mälestust paremini, kui tunnistame ka tema varjupooli? Kas ajalugu peab olema mugav või peab see olema aus? Järgnevates osades süveneme veelgi Tõnissoni finantside labürinti, vaatame konkreetseid dokumente ja kuuleme tunnistusi inimestelt, kes teavad rohkem, kui nad on seni rääkinud. Kas 5 miljoni marga saladus saab lõpuks vastuse? Kas me teame kunagi täit tõde mehe kohta, keda me kutsume Eesti rahva isaks? Kui te arvate, et teate Jaan Tõnissonist kõike, siis valmistuge üllatuseks. Dokumentidel, mida me teile näitame, on jõud muuta ajalugu. Ja ajalugu, nagu te varsti näete, on palju keerulisem, kui koolitunnis räägitakse. Kuid enne kui jätkame, peame küsima, kas te olete valmis kuulma tõde, isegi kui see tõde on ebamugav. Tõnissoni finantsprobleemide juured ulatuvad tagasi tema varasesse täiskasvanuikka, ajal, mil ta polnud veel kuulus poliitik, vaid lihtsalt ambitsioonikas noormees, kes üritas leida oma kohta maailmas. Tartu Ülikoolis, kus ta õppis õigusteadust, oli ta tuntud kui andekas, kuid vaene üliõpilane, kes pidi pidevalt muretsema järgmise kuu üüri ja järgmise lõuna pärast. Tema kaasüliõpilased, paljud neist pärit jõukamatest peredest, võisid lubada endale vabadust keskenduda õpingutele, kuid Tõnisson pidi töötama ja ka see töö polnud alati aus. Üliõpilasaastatel tegeles Tõnisson sellega, mida võiks tänapäeval nimetada hallimajanduseks. Ta vahendas laene teistele üliõpilastele, võttes vahendustasu, mis ulatus kohati kümnendikuni laenusummast. Ta kirjutas esseid ja kodutöid teiste eest, müües oma intellektuaalset võimekust neile, kel seda polnud. Ta ostis ja müüs raamatuid, kohati kahtlase päritoluga, ja tegeles muu väikese äriga, mis aitas tal ots otsaga kokku tulla. Need olid ellujäämistrateegiad, mitte kuriteod, kuid nad kujundasid Tõnissoni suhtumist rahasse, pragmaatilist, paindlikku ja kohati ebaeetilist. Üks episood üliõpilasajast väärib erilist tähelepanu, sest see näitab mustrit, mis kordus hiljem Tõnissoni elus. 901. aastal oli ta seotud üliõpilasseltsi kassapuudujäägiga, mida kunagi täielikult ei uuritud. Summa polnud suur, umbes 100 rubla, kuid kahtlused langesid Tõnissonile, kes oli sel ajal seltsi laekur. Asi lahendati vaikselt, ilma skandaalita, ja Tõnisson jätkas oma tegevust, kuid tema suhted mõnede seltsikaaslastega jahenesid märgatavalt. Kas ta võttis selle raha? Kui võttis, siis miks? Need küsimused jäävad vastuseta, kuid muster, kahtlane finantstehing, millele järgneb vaikne lahendus, kordub Tõnissoni elus ikka ja jälle. Pärast ülikooli lõpetamist 902. aastal seisis Tõnisson valiku ees, mis pidi määrama tema elusuuna.
Ta oleks võinud alustada juristikarjääri, mis oleks pakkunud stabiilset sissetulekut ja lugupeetavat positsiooni ühiskonnas, kuid ta valis teisiti. Ta otsustas pühenduda ajakirjandusele ja rahvuslikule tegevusele, valdkondadele, mis pakkusid palju vähem rahalist kindlustunnet. See oli idealistlik valik, kuid see oli ka valik, mis tegi temast sõltlase teiste inimeste rahast. Tõnissoni esimesed aastad ajakirjanduses olid täis rahalist ebakindlust. Ta töötas erinevate väljaannete juures, kirjutas artikleid ja esseid, kuid sissetulek oli ebastabiilne ja tihti ebapiisav. Ta laenas pidevalt, sõpradelt, tuttavatelt, kohati isegi võõrastelt ja need laenud kuhjusid, luues võlavõrgustiku, mis pidi hiljem omandama poliitilise tähtsuse. Inimesed, kellele ta võlgnes, said tema üle teatud võimu, mitte õiguslikku, kuid moraalset ja sotsiaalset. Postimehe omandamine 904. aastal oli Tõnissoni jaoks pöördepunkt, kuid see pöördepunkt tuli kõrge hinnaga. Lehe ostmiseks vajalik summa oli tema jaoks astronoomiline ja ta pidi selle kogumiseks tegema kompromisse, mille täpne sisu on siiani ebaselge. Dokumentide järgi sai ta osa rahast laenudena kohalikelt ärimeestelt, kuid nende laenude tingimused olid ebatavaliselt soodsad, madalad intressid, pikad tähtajad, paindlikud tagasimaksetingimused. Miks olid need ärimehed nii helded? Mida nad vastutasuks ootasid? Üks nimi, mis kerkib esile Postimehe omandamise finantseerimises, on Tartu kaupmees ja hilisem poliitik Jüri Vilms. Vilms, kes kukkus hiljem salapäraselt ajaloo hämarusse, oli sel ajal edukas ärimees, kellel olid sidemed nii kohalike kui ka välismaiste ringkondadega. Ta laenas Tõnissonile märkimisväärse summa, mille tagasimaksetingimused jäävad ebaselgeteks. Mõned ajaloolased on spekuleerinud, et Vilms ei oodanudki raha tagasi, tema investeering oli poliitiline, mitte rahaline. Vilmsi ja Tõnissoni suhe on üks Eesti ajaloo hämaramaid peatükke. Nad töötasid koos rahvusliku liikumise heaks, jagades ideaale ja ressursse, kuid nende suhe lõppes traagiliselt. Vilms saadeti 1918. aastal välismaale, otsima toetust Eesti iseseisvusele, ja ta ei naasnud kunagi. Tema saatuse kohta on palju versioone, kuid üks aspekt, mida harva mainitakse, on tema rahalised nõuded Tõnissoni vastu. Kas Vilmsi missioon oli osaliselt seotud nende finantssidemetega? Kas ta lähetati teele, et saada teda Eestist eemale? Postimehe esimesed aastad Tõnissoni juhtimisel olid majanduslikult keerulised. Leht vajas pidevalt uut kapitali, et püsida elujõulisena, ja see kapital pidi tulema kusagilt. Tõnisson kasutas erinevaid strateegiaid, ta korraldas annetuskampaaniaid, müüs aktsiaid, võttis laene, kuid ükski neist polnud piisav. Dokumentide järgi kattis ta puudujäägi osaliselt oma isiklikest allikatest, mis olid aga samuti ebaselge päritoluga. Ta tõi rahad, mille päritolu ei suutnud või ei tahtnud selgitada. Üks intrigeeriv detail Postimehe varasest finantsajaloost on seotud reklaami ja sponsorlusega. Leht avaldas reklaame ettevõtetelt, mille tegelik olemasolu on raske tuvastada. Need olid firmad nimede ja aadressidega, mis ei vasta ühelegi teadaolevale ettevõttele sellest ajastust. Kas need reklaamid olid kattevari raha liigutamiseks? Kas keegi kasutas Postimeest raha pesemiseks? Tõnisson pidi sellest teadma, sest ta kontrollis lehe igat aspekti isiklikult. 905. aasta revolutsioon Venemaal oli Tõnissoni jaoks nii oht kui ka võimalus. Revolutsioon tõi kaasa repressioonid, mis tabasid ka Eesti rahvuslikku liikumist, kuid see tõi kaasa ka kaose, mis võimaldas finantse ümber korraldada viisidel, mis tavalistel aegadel poleks olnud võimalikud. Tõnisson kasutas seda kaost osavalt, kujundades ümber Postimehe finantsstruktuuri ja luues uusi sidemeid, mis pidid teenima teda järgnevatel aastakümnetel. Kas revolutsioon oli tema jaoks lihtsalt poliitiline sündmus või nägi ta selles ka ärivõimalust? Revolutsioonijärgsed aastad, eriti ajavahemik 906 kuni 912, olid Postimehe finantsiliselt kõige hämaramad. Sel perioodil voolasid lehe kontodele summad, mille päritolu on siiani seletamatu, ja samal ajal muutusid ka lehe poliitilised seisukohad viisidel, mis tekitavad küsimusi. Kas Tõnisson müüs oma toimetuspoliitikat? Kas keegi maksis talle selle eest, mida ta kirjutas, või ei kirjutanud? Üks konkreetne juhtum sellest perioodist väärib lähemat uurimist. 909. aastal avaldas Postimees artikli, mis rünnasid teravalt teist Eesti ajalehte, süüdistades seda venemeelsuses ja korruptsioonis. Artikkel põhjustas skandaali ja kohtuasja, mille Tõnisson kaotas, kohustudes maksma kahjutasu.
Huvitav on see, et kahjutasu, mis oli märkimisväärne summa, maksti kohe ja täies ulatuses, kuigi Postimees oli sel ajal ametlikult raskes finantsseisus. Kust tuli see raha nii kiiresti? Kes maksis Tõnissoni võitluse eest? Tõnissoni finantsseosed ulatusid ka väljapoole Eesti piire, hõlmates kontakte Soomes, Saksamaal ja isegi Ameerika Ühendriikides. Ta reisis regulaarselt, tihti põhjendustega, mis ei pea vett, ja naasis alati paremate finantsidega kui lahkudes. Need reisid olid osaliselt poliitilised, kohtumised mõttekaaslaste ja liitlastega, kuid nad olid ka ärilised, kuigi selle äri täpne sisu jääb hämaraks. Kes olid Tõnissoni välismaised kontaktid? Mida nad temalt tahtsid? Soome sidemed on eriti intrigeerivad, sest nad ühendavad Tõnissoni ringkondadega, mis olid seotud Soome iseseisvusliikumise ja selle rahastamisega. Soome iseseisvusliikumine sai märkimisväärset rahalist toetust Saksa sõjaväeluurelt, kes nägi Soomes potentsiaalset liitlast Venemaa vastu. Kas osa sellest rahast jõudis Soome kaudu Eestisse? Kas Tõnisson oli selle rahavoo vastuvõtja, teadlikult või teadmatult? Dokumentaalsed tõendid Saksa rahastuse kohta on kaudsed, kuid paljud. Saksa arhiivides leidub viiteid Eesti rahvusliku liikumise toetamisele, kuigi konkreetsed nimed ja summad on tavaliselt välja jäetud. Eesti arhiivides leidub jälgi rahadest, mis tulid välismaalt, läbi vahendajate, kelle tegelik identiteet on ebaselge. Ja Tõnissoni enda dokumentides leidub lünki, perioode, mil tema sissetulekud ja kulutused ei klapi, mil raha ilmub nagu mitte kusagilt. Üks selline lünk langeb aastasse 1912, mil Tõnisson sooritas ulatusliku renoveerimise oma Tartu kodule. Renoveerimise maksumus ületas tema teadaolevat aastasissetulekut mitmekordselt ja puudub igasugune dokumentatsioon selle kohta, kuidas ta seda rahastasid. Ta ei võtnud laenu ühestki teadaolevast pangast, ta ei müünud vara, ta ei pärinud raha. Raha lihtsalt oli olemas ja see raha pandi kasutusse viisil, mis viitab stabiilsele ja usaldusväärsele sissetulekuallikale, mitte ühekordsetele laenudele. Esimese maailmasõja puhkemine 1914. aastal muutis kogu Euroopa poliitilist ja majanduslikku maastikku ja see muutus mõjutas ka Tõnissoni finantsseoseid. Sõda avas uusi võimalusi neile, kes oskasid neid kasutada ja Tõnisson kuulus kindlasti nende hulka. Ta positsioneeris end kesksele kohale Eesti ühiskonnas, kohale, kus ta sai mõjutada otsuseid ja suunata ressursse. Kas ta kasutas seda positsiooni isiklikuks kasuks? Kas sõda oli tema jaoks ka ärivõimalus? Sõja-aastatel tegeles Tõnisson peale ajakirjandusega humanitaartööga, aidates evakueeritud ja sõjast puudutatuid. See töö oli kahtlemata väärtuslik ja vajalik, kuid see oli ka töö, kus liikusid suured summad läbi mitte alati läbipaistvate kanalite. Annetused, toetused, riiklikud eraldised, kõik see voolas läbi organisatsioonide, milles Tõnissonil oli keskne roll. Kas kõik need rahad jõudsid sihtkohta? Kas keegi kontrollis nende kasutamist? Üks konkreetne juhtum sõjaajast puudutab Eesti pagulaste fondi, mida Tõnisson juhtis 1915. kuni 17. aastani. Fond kogus annetusi ja jagas toetusi, kuid selle raamatupidamine oli puudulik ja hilisemad auditid tuvastasid olulisi lahknevusi sissetulekute ja väljaminekute vahel. Tõnisson seletas neid lahknevusi administratiivsete vigadega ja kaootiliste oludega, kuid mõned tema kaasaegsed kahtlustasid midagi muud. Kas fond oli osaliselt kattevari muuks tegevuseks? Kas keegi kasutas seda isiklikuks kasuks? Tõnissoni rahalised asjad muutusid veelgi keerukamaks 1917. aastal, mil Venemaa revolutsioonid kukutasid keisrivõimu ja lõid uue poliitilise reaalsuse. Kaos, mis järgnes, oli ideaalne keskkond neile, kes oskasid kaoses orienteeruda ja Tõnisson kuulus kindlasti nende hulka. Ta navigeeris erinevate võimude vahel, ajutine valitsus, bolševikud, Saksa okupatsioonivõimud, säilitades alati oma positsiooni ja finantsid. See osavus viitab kontaktidele ja ressurssidele, mis ulatusid tavalisest poliitikast kaugemale. Eesti iseseisvuse väljakuulutamine 1918. aastal oli Tõnissoni elu tipphetk, kuid see oli ka hetk, mil tema finantsseosed said uue tähtsuse. Uus riik vajas raha, raha sõjaväele, raha valitsemiseks, raha kõigeks ja seda raha pidi kusagilt tulema. Tõnisson, kes oli nüüd üks uue riigi juhte, oli positsioonis, kus ta sai mõjutada, kes seda raha annab ja mis tingimustel. Kas ta kasutas seda positsiooni, et tasuda oma vanu võlgu?
Kas ta sõlmis kokkuleppeid, mis teenisid tema isiklikke huve? Esimesed iseseisvuse aastad olid Eesti jaoks kriitilised ja Tõnissoni roll neis oli märkimisväärne. Ta oli vaheldumisi minister, peaminister ja opositsioonijuht, alati mõjukas, alati kesksel kohal. Tema otsused mõjutasid Eesti välispoliitikat, majandust ja ühiskonda, kuid need otsused olid ka mõjutatud tema isiklikest huvidest ja kohustustest. Kui palju kaalus kaalukausi tema võlausaldajate soov? Kui palju mõjutasid tema varasemad kokkulepped tema hilisemaid otsuseid? Üks episood 20. algusest näitab selgelt Tõnissoni finantsseosete poliitilist tähtsust. 1922. aastal, mil ta oli välisminister, läbi rääkis Eesti laenulepingu ühe välismaise pangaga, mille tingimused olid vastuolulised. Kriitikud väitsid, et tingimused olid Eesti jaoks ebasoodsad ja teenisid tegelikult panga ja teatud üksikisikute huve. Tõnisson kaitses lepingut avalikult, kuid eraviisiliselt tunnistas ta oma kahtlusi. Miks ta siis lepingut toetas? Kas tal olid kohustused, mis sidusid tema käed? 20. aastate Eesti poliitika oli täis intriige, võitlusi ja skandaale ja Tõnisson oli paljude nende keskmes. Tema peamine rivaal Konstantin Päts kasutas pidevalt Tõnissoni vastu finantssüüdistusi, vihjates korruptsioonile ja kahtlastele seostele. Tõnisson vastas samaga, süüdistades Pätsi ja tema ringkonda samades pattudes. Mõlemad pooled teadsid ilmselt rohkem üksteise kohta, kui nad avalikkusele rääkisid, ja see teadmine andis neile üksteise üle võimu. Postimees jätkas kogu selle aja finantsilises hämaras. Leht oli ametlikult alati kahjumis, vajades toetusi ja investeeringuid, mis tulid allikatest, mida kunagi täielikult ei avalikustatud. Tõnisson kontrollis lehte siiani, keeldudes jagamast kontrolli või avaldamast täielikku finantsaruandlust. Miks ta oli nii varjav? Mida ta kartis, et võiks ilmneda? Need küsimused saatsid teda kogu tema karjääri vältel ja saadavad tema mälestust siiani. Kas te olete kunagi mõelnud, kui palju maksab rahvuslik ärkamine? Kui palju maksab revolutsioon? Kui palju maksab iseseisvus? Need on küsimused, mida harva esitatakse, sest vastused on ebamugavad. Ideaalid on toredad, kuid nende teostamine nõuab raha ja raha tuleb alati kusagilt, kelleltki, mingi hinnaga. Jaan Tõnisson teadis seda paremini kui enamik, sest ta elas selle tõe sees iga päev oma elu jooksul. Küsimus on, mis hinda ta maksis ja kes maksis selle hinna koos temaga. 30. aastad tõid Eesti poliitikasse uue ja ohtliku dünaamika, mis pidi lõpuks muutma kõike, mida Tõnisson oli üles ehitanud, ja paljastama tema finantsvõrgustiku hapruse viisil, mida ta polnud osanud ette näha. Maailma majanduskrahh, mis algas 1929. aastal, tabas Eestit rängalt, hävitades säästud, pankrotistades ettevõtteid ja luues sotsiaalse rahulolematuse, mis pidi saama viljakaks pinnaseks autoritaarsusele. Tõnisson, kes oli sel ajal taas poliitilise elu keskmes, seisis silmitsi valikutega, mis pidid määrama nii tema isikliku saatuse kui ka tema finantskohustuste tuleviku. Majanduskriis paljastas Postimehe finantside tegeliku seisu viisil, mida Tõnisson oli aastaid suutnud varjata. Reklaamitulud kukkusid, tellijate arv vähenes ja võlausaldajad, kes olid varem olnud kannatlikud, hakkasid nõudma oma raha tagasi. Dokumentide järgi oli leht 1931. aastaks võlgu üle 300 000 krooni, summa, mis ületas mitmekordselt selle aastakäivet ja mille tagasimaksmine tundus võimatu. Tõnisson seisis silmitsi valikuga, mis pidi määrama tema järgmised sammud, ja see valik viis teda teele, mille kohta me teame siiani liiga vähe. Üks dokument Eesti Rahvusarhiivist, dateeritud märtsikuusse 1932. aastal, paljastab kohtumise Tõnissoni ja grupi välismaiste ärimeeste vahel, kelle nimed on dokumendist eemaldatud, kuid kelle päritolumaaks on märgitud Saksamaa. Kohtumine toimus Tallinnas, hotellis, mille nimi on samuti välja jäetud, ja selle teemaks oli Postimehe finantseerimine. Mis tingimusi need ärimehed pakkusid? Mida nad vastutasuks nõudsid? Dokument ei anna vastuseid, kuid see tõestab, et Tõnisson otsis abi välismaalt ajal, mil Eesti ise oli majanduslikus kriisis. Saksa sidemed omandavad selles kontekstis uue ja muret tekitava tähenduse. 1930. aastad olid Saksamaal natsionaalsotsialistide tõusuaeg ja uus režiim otsis aktiivselt mõjuvõimu Balti riikides, kasutades selleks nii diplomaatiat kui ka raha. Kas Tõnissoni välismaised kontaktid olid seotud nende ringkondadega? Kas ta võttis vastu raha, mille tegelik allikas oli Natsi-Saksamaa?
Need on küsimused, millele dokumentaalsed vastused on napid, kuid kaudsed tõendid on piisavalt muret tekitavad, et neid ignoreerida ei saa. Tõnissoni poliitiline positsioon 30ndatel aastatel oli keeruline ja vastuoluline. Ta oli demokraatia kaitsja, kes võitles autoritaarsete tendentside vastu, kuid ta oli ka pragmaatik, kes mõistis, et võim nõuab kompromisse. Tema suhted Konstantin Pätsi ja teiste autoritaarsuse pooldajatega olid pingelised, kuid mitte alati vaenulikud ja mõned ajaloolased on spekuleerinud, et nende vahel eksisteerisid kokkulepped, mille sisu pole kunagi avalikuks saanud. Kas Tõnisson ja Päts jagasid saladusi, mis sidusid neid mõlemaid? Kas nende avalik vastasseis varjas varjatud koostööd? 1934. aasta tõi Eestisse riigipöörde, mis lõpetas demokraatia ja kehtestas Pätsi autoritaarse režiimi. Tõnisson, kes oli olnud üks demokraatia häälekamaid kaitsjaid, marginaliseeriti poliitiliselt, kuid tema reaktsioon sellele marginaliseerimisele oli üllatavalt leebe. Ta ei läinud eksiili, ta ei organiseerinud vastupanu, ta ei kasutanud oma rahvusvahelist võrgustikku režiimi vastu. Miks? Kas tal olid põhjused vaikida, põhjused, mis olid seotud tema finantskohustuste ja varjatud kokkulepetega? Pätsi režiimi aastad 1934–40 olid Tõnissoni jaoks paradoksaalselt rahulikud finantsiliselt. Kuigi ta oli poliitiliselt kõrvale tõrjutud, paranesid tema isiklikud finantsid märgatavalt ja Postimees, kuigi tsenseeritud ja piiratud, jätkas ilmumist. Dokumentide järgi maksis Tõnisson sel perioodil tagasi märkimisväärse osa oma vanadest võlgadest, renoveeris oma kodu ja tegi isegi investeeringuid kinnisvarasse. Kust tuli see raha ajal, mil ta oli võimust kõrvaldatud ja tema avalik tegevus oli piiratud? Üks versioon, mida mõned ajaloolased on esitanud, on see, et Pätsi režiim maksis Tõnissonile sisuliselt vaikimisraha, tagades tema lojaalsuse või vähemalt tema passiivsuse läbi rahaliste soodustuste. See versioon on kooskõlas mõnede dokumentidega, mis viitavad Tõnissoni ja režiimi vahelistele läbirääkimistele, kuid otseseid tõendeid maksete kohta pole leitud. Teine versioon räägib välismaistest allikatest, kes toetasid Tõnissoni kui potentsiaalset alternatiivi Pätsile, hoides teda reservis juhuks, kui režiim peaks kukkuma. Kumb versioon on õige? Või on tõde kuskil nende vahel? Tõnissoni kirjavahetus 30ndatest aastatest on osaliselt säilinud ja osaliselt hävinud ja see, mis on säilinud, räägib lugu mehest, kes oli teadlik oma haavatavusest ja üritas seda maandada. Ta kirjutas ettevaatlikult, vältides otseseid viiteid rahale ja finantskokkulepetele, kasutades koode ja vihjeid, mida on raske dešifreerida. See ettevaatlikkus viitab sellele, et ta teadis, et tema kirju võidakse lugeda ja ta tahtis kaitsta end ja oma partnereid. Mida ta täpselt varjas? Kelle eest ta varjas? Üks intrigeeriv detail sellest perioodist on seotud Tõnissoni reisidega välismaale, mis jätkusid ka autoritaarse režiimi ajal, kuigi väiksema sagedusega. Ta külastas Soomet, Rootsit ja isegi Saksamaad, kohtudes inimestega, kelle nimed ei ilmu tema avalikes dokumentides. Need reisid olid ametlikult seotud ajakirjanduse ja kultuuriga, kuid nende tegelik sisu jääb ebaselgeks. Kas ta hooldas oma finantskontakte? Kas ta valmistas ette põgenemisteed juhuks, kui olukord Eestis peaks halvenema? Kas ta tegeles millegi muuga, millest me ei tea? 30ndad aastad olid ka aeg, mil Tõnissoni perekond sai täiskasvanuks ja tema laste karjäärid hakkasid kujunema. Tema pojad ja tütred said hariduse, mis oli märkimisväärselt parem kui see, mida Tõnisson ise oli saanud, ja nad alustasid karjääre, mis viisid neid Eesti ühiskonna kõrgkihtidesse. See sotsiaalne tõus nõudis ressursse, mida Tõnissoni ametlik sissetulek ei oleks pidanud võimaldama, ja see tekitab küsimusi tema tegelike finantsallikate kohta. Kas ta kasutas oma positsiooni ja kontakte, et tagada oma lastele parem tulevik? Kas see oli üks motivatsioon tema finantstegevuse taga? 1939. aasta tõi Euroopasse sõja, mis pidi muutma kõike. Eesti, väike riik suurte jõudude vahel, seisis silmitsi eksistentsiaalse ohuga ja Tõnisson, kuigi poliitiliselt marginaliseeritud, oli siiani üks riigi tuntumaid figuure. Tema reaktsioon sõja puhkemisele ja sellele järgnenud kriisidele räägib palju tema prioriteetidest ja kohustustest. Ta jäi Eestisse, kuigi tal oli võimalus lahkuda, ja ta jäi vait, kuigi tal oli platvorm rääkida. Miks ta tegi need valikud? Mida ta lootis saavutada või mida ta kartis kaotada?
Nõukogude ultimaatumid 1940. aastal ja sellele järgnenud okupatsioon lõpetasid Eesti iseseisvuse ja algatasid uue, traagilise peatüki Tõnissoni elus. Ta oli nüüd endine riigipea okupeeritud riigis, mees, kelle minevik tegi temast sihtmärgi uuele võimule. Tema valikud sel kriitilisel hetkel, tema otsus jääda Eestisse ja tema keeldumine koostööst on tõlgendatud kui kangelaslikkust, kuid need võivad olla olnud ka midagi muud. Kas tal olid kohustused, mis sidusid teda Eestimaaga? Kas ta kartis, et põgenemine paljastab tema saladused? Nõukogude võim oli hästi informeeritud Eesti poliitikute ja ärimeeste taustast, kasutades nii oma luureandmeid kui ka kohalike informaatorite abi. Tõnissoni finantssidemed, mis olid olnud saladus Eesti avalikkuse eest, olid tõenäoliselt teada NKVD-le, kes kasutas sellist informatsiooni värbamiseks ja šantaažiks. Kas Tõnissonile pakuti koostööd vastutasuks tema saladuste hoidmise eest? Kas ta keeldus ja kas see keeldumine määras tema saatuse? Need on küsimused, millele vastused peituvad arhiivides, mis on siiani osaliselt suletud. Tõnissoni arreteerimine 1941. aastal oli lõpp, mille täpsed asjaolud on siiani ebaselged. Me teame, et ta arreteeriti, me teame, et teda üle kuulati, kuid me ei tea täpselt, mida talt küsiti ja mida ta vastas. Fragmentaarsed protokollid, mis on säilinud, viitavad küsimustele tema poliitilise tegevuse kohta, kuid ka küsimustele tema finantsseoste kohta, tema välismaiste kontaktide kohta, tema varjatud kokkulepete kohta. NKVD teadis rohkem, kui Eesti avalikkus oli kunagi teadnud, ja see teadmine andis neile võimu, mida nad kasutasid. Mis juhtus Tõnissoniga pärast arreteerimist, on siiani üks Eesti ajaloo suurimaid müsteeriume. Ametlikud versioonid räägivad erinevatest saatustest, kuid ükski neist pole kinnitatud dokumentaalsete tõenditega. Tema perekond ei saanud kunagi kindlat teadet tema saatuse kohta ja see ebakindlus on saatnud tema mälestust kuni tänase päevani. Kas tema saladused läksid temaga kaasa? Kas keegi teine teab tõde, mida meie ei tea? Tõnissoni finantspärand on sama hämar, kui tema poliitiline pärand on hiilgav. Tema vara konfiskeeriti, tema dokumendid hajutati, tema võrgustik lagunes. Kuid mõned jäljed on säilinud, mõned dokumendid on üle elanud, mõned mälestused on edasi antud. Need fragmendid moodustavad pildi, mis on ebatäielik, kuid siiski kõnekas, pildi mehest, kes elas kahe maailma vahel, avaliku ja varjatu vahel, ideaalide ja pragmatismi vahel. Arhiivid, mis säilitavad Tõnissoni pärandit, on hajutatud mitme riigi ja mitme institutsiooni vahel. Eesti Rahvusarhiiv Tartus hoiab osa tema isiklikest dokumentidest ja Postimehe arhiivist, kuid see kogu on lünklik, sest palju hävis sõja ja okupatsiooni käigus. Soome arhiivides leidub materjale tema Soome kontaktide kohta, Saksa arhiivides viiteid tema Saksa sidemetele, Vene arhiivides fragmente tema ülekuulamistest. Tervikpildi kokkupanek nõuab tööd mitmes riigis ja mitmes keeles ja see töö on siiani pooleli. Üks aspekt Tõnissoni finantsajaloost, mida pole piisavalt uuritud, on tema suhted Eesti pankade ja finantsasutustega. Ta oli seotud mitme panga asutamise ja juhtimisega ja need seosed andsid talle ligipääsu kapitalile ja informatsioonile, mida tavalisel kodanikul polnud. Kas ta kasutas neid seoseid isiklikuks kasuks? Kas ta suunas laene oma ettevõtmistele ja oma liitlastele? Kas ta teadis pankade siseasjadest rohkem, kui ta oleks pidanud teadma? Eesti Pank, mille asutamises Tõnisson osales, oli uue riigi finantssüsteemi nurgakivi ja selle juhtimine oli seotud poliitiliste võitlustega, milles Tõnisson osales. Dokumentide järgi oli tal ligipääs panga siseinformatsioonile, mida ta kasutas oma poliitilistes võitlustes, paljastades vastaste finantssaladusi ja kaitstes enda omi. See informatsioonivahetus oli osa poliitilisest mängust, kuid see oli ka osa finantsmängust, mille reeglid polnud alati ausad. Tõnissoni suhted Eesti tööstuse ja kaubandusega olid samuti keerukamad, kui ametlik ajalugu tunnistab. Ta oli seotud mitme ettevõtte asutamise ja juhtimisega, kuigi need seosed olid tihti varjatud läbi esindajate ja vahendajate. Postimees avaldas reklaame ja artikleid, mis teenisid teatud ettevõtete huve ja need ettevõtted toetasid vastutasuks lehte viisidel, mis polnud alati läbipaistvad. Kas see oli korruptsioon? Kas see oli lihtsalt äri? Piir nende kahe vahel oli Tõnissoni ajal sama hämar kui tänapäeval. Üks konkreetne ärivaldkond, kus Tõnissoni seosed on eriti intrigeerivad, on metsatööstus, mis oli Eesti üks olulisemaid ekspordiharusid.
Dokumentide järgi oli ta seotud mitme metsafirmaga, kas otse või läbi vahendajate, ja need seosed ulatusid välismaale, Soome ja Saksamaale, kus Eesti metsa müüdi. Metsaäri oli sel ajal täis korruptsiooni ja kahtlasi tehinguid ja Tõnissoni seosed selle valdkonnaga tekitavad küsimusi, millele pole lihtsat vastust. Tõnissoni finantside uurimine on keeruline ka seetõttu, et paljud tema kaasaegsed, kes oleksid võinud tunnistada, on surnud ja nende mälestused on kadunud koos nendega. Mõned jätsid maha memuaare ja kirju, mis sisaldavad vihjeid ja fragmente, kuid need on tihti ebamäärased ja vastuolulised. Ajaloolased peavad töötama materjaliga, mis on lünklik ja kallutatud, üritades rekonstrueerida tõde, mis võib olla igaveseks kadunud. Üks allikas, mida pole piisavalt kasutatud, on Tõnissoni perekonna mälestused ja dokumendid. Tema järeltulijad, kes elavad Eestis ja välismaal, on säilitanud materjale, mis pole kunagi avalikuks saanud ja nende mälestused sisaldavad detaile, mida ametlik ajalugu ei kajasta. Kas need materjalid sisaldavad vastuseid küsimustele, mida me oleme esitanud? Kas perekond on valmis neid jagama või on mõned saladused liiga isiklikud, et neid avalikustada? Tõnissoni finantspärand ulatub ka tänapäeva, kuigi kaudsel viisil. Postimees, mille ta asutas ja juhtis, eksisteerib siiani, kuigi täiesti teises vormis ja teiste omanike käes. Institutsioonid, mille asutamises ta osales, on kujundanud Eesti ühiskonda viisidel, mis ulatuvad kaugemale tema isiklikust panusest. Ja küsimused, mida tema elu tõstatab, on siiani aktuaalsed, küsimused raha ja võimusuhetest, ideaalide ja pragmatismi vahekorrast, avaliku ja varjatu piirist. Kas Jaan Tõnisson oli korruptant? See on küsimus, millele lihtsat vastust pole. Ta elas ajal ja keskkonnas, kus piirid olid hägused, kus ellujäämine nõudis kompromisse ja kus ideaalide teostamine nõudis vahendeid, mis polnud alati puhtad. Ta tegi asju, mis tänapäeva standardite järgi oleksid kahtlased, kuid ta tegi neid kontekstis, mis oli tänapäevasest väga erinev. Kas me saame teda hukka mõista reeglite järgi, mis polnud tema ajal kehtivad? Samas ei saa me ka ignoreerida tõendeid, mis viitavad sellele, et Tõnisson ületas isegi oma aja standardeid, et ta tegi asju, mis olid kahtlased isegi tema kaasaegsete silmis. Tema finantssaladused, tema varjatud seosed, tema keeldumine läbipaistvusest, kõik see viitab sellele, et tal oli midagi varjata, midagi, mida ta ei tahtnud, et avalikkus teaks. Mis see oli? Kas me saame kunagi teada? Tõnissoni elu ja pärand on peegel, milles me näeme Eesti ajaloo keerukust ja vastuolulisust. Ta oli mees, kes aitas luua riigi, kuid kes tegi seda viisidel, mis polnud alati ausad. Ta oli idealist, kes uskus Eesti tulevikku, kuid ka pragmaatik, kes mõistis, et tulevik nõuab ohvreid ja kompromisse. Ta oli kangelane ja ta oli inimene, ja need kaks aspekti on lahutamatud. Küsimus, mida me peame endalt küsima, pole see, kas Tõnisson oli hea või halb, vaid see, mida tema lugu meile õpetab. See õpetab meile, et ajalugu on keeruline, et kangelased on inimesed ja et tõde on tihti ebamugav. See õpetab meile, et raha ja võim on alati seotud, et ideaalid vajavad ressursse ja et ressursid tulevad alati kusagilt, kelleltki, mingi hinnaga. Ja see õpetab meile, et küsimuste esitamine on olulisem kui vastuste leidmine, sest küsimused hoiavad meid ausana. 5 miljoni marga saladus, millest me alustasime, on siiani lahendamata. Me teame, et Tõnisson oli võlgades, me teame, et ta sai rahaallikatest, mis pole täielikult selged, me teame, et ta tegi kompromisse, mille sisu on varjatud. Kuid me ei tea täpselt, kes maksis, mida vastutasuks nõuti ja kuidas see mõjutas Eesti ajalugu. Need küsimused jäävad avatuks, oodates vastuseid, mis võivad tulla arhiividest, mis pole veel avatud, või mälestustest, mis pole veel jagatud. Kas te olete valmis nägema Jaan Tõnissoni uues valguses? Kas te olete valmis tunnistama, et rahvuskangelased on inimesed, vigadega ja saladusega? Kas te olete valmis küsima küsimusi, mis võivad muuta teie arusaama Eesti ajaloost? Need on küsimused, mida iga vaataja peab endalt küsima, ja vastused on igaühe enda leida. Järgmistes osades jätkame Tõnissoni finantslabürindi uurimist, süvenedes konkreetsetesse dokumentidesse ja tunnistustesse, mis paljastavad rohkem, kui ametlik ajalugu on kunagi tunnistanud. Me räägime inimestega, kes teavad, me näitame dokumente, mis tõestavad, ja me esitame küsimusi, mis nõuavad vastuseid. Tõnissoni saladus on liiga oluline, et seda ignoreerida, ja liiga keeruline, et seda lihtsustada.
Kas te olete valmis teekonnaks? Arhiivide hämaras peitub tõde, mida keegi pole julgenud täielikult päevavalgele tuua, ja see tõde puudutab dokumente, mis pidid olema hävinud, kuid mis on imelisel kombel säilinud fragmentidena erinevates kogudes üle kogu Euroopa. Kui Nõukogude võim okupeeris Eesti 1940. aastal, algas süstemaatiline arhiivide läbiotsimine, mille käigus konfiskeeriti, kopeeriti ja osaliselt hävitati dokumente, mis puudutasid Eesti poliitilise eliidi finantstegevust ja välismaiseid sidemeid. Tõnissoni toimikud olid selle operatsiooni üks prioriteete, sest NKVD teadis juba enne okupatsiooni, et see mees oli seotud võrgustikega, mis ulatusid kaugemale, kui Eesti avalikkus oli kunagi aimanud. Mida nad leidsid? Mida nad hävitasid? Ja mida nad hoidsid alles, et kasutada seda hiljem šantaažiks ja propagandaks? Moskva arhiivides, endise NKVD ja hilisema KGB fondides säilitatakse siiani materjale, mis puudutavad Eesti poliitikuid ja ärimehi, ning osa neist materjalidest on pärast Nõukogude Liidu lagunemist muutunud kättesaadavaks uurijatele, kes on olnud piisavalt järjekindlad, et navigeerida Vene bürokraatia labürindis. Üks selline uurija, kelle nime me ei saa turvalisuse kaalutlustel avalikustada, on kirjeldanud dokumente, mis puudutavad otseselt Tõnissoni finantssidemeid Saksa ringkondadega 20. ja 30. aastatel, dokumente, mis sisaldavad nimesid, summasid ja kuupäevi, mis pole kunagi Eesti avalikkuseni jõudnud. Kas need dokumendid on autentsed? Kas nad on Nõukogude võltsingud, loodud diskrediteerimise eesmärgil? Või on nad tõestus millestki, mida Eesti ametlik ajalugu on eelistanud unustada? Dokumentide autentsuse küsimus on keskne probleem Tõnissoni finantside uurimisel, sest Nõukogude võim oli tuntud oma võltsingute ja desinformatsiooni poolest, ning iga dokument, mis pärineb nende arhiividest, peab läbima kriitilise analüüsi enne, kui seda saab usaldada. Kuid mõned dokumendid on kinnitatud sõltumatute allikate poolt, ristviidatud teiste arhiivide materjalidega ja kontrollitud ekspertide poolt, kes on spetsialiseerunud selle ajastu dokumentidele. Need kinnitatud dokumendid räägivad lugu, mis on ebamugav, kuid mida ei saa ignoreerida, lugu rahast, mis voolas läbi kanalite, mida Tõnisson kontrollis, ja mis tuli allikatest, mida ta kunagi avalikult ei tunnistanud. Üks selline kinnitatud dokument on kiri, mille Tõnisson saatis 1925. aastal isikule, kelle nimi on dokumendis šifreeritud, kuid kelle identiteet on hiljem tuvastatud kui kõrge Saksa diplomaat, kes tegutses Balti regioonis. Kirjas arutab Tõnisson rahalisi küsimusi viisil, mis viitab varasemale kokkuleppele ja jätkuvale suhtele, mainides summasid ja tähtaegu, mis ei vasta ühelegi teadaolevale ametlikule tehingule. Kiri on kirjutatud ettevaatlikus keeles, kasutades koode ja vihjeid, kuid selle sisu on piisavalt selge, et tekitada tõsiseid küsimusi Tõnissoni sõltumatuse kohta. Kas ta oli Saksa mõjuagent? Kas ta sai raha vastutasuks poliitiliste teenete eest? Või oli suhe keerulisem, vastastikune ja mitmekihiline? Saksa arhiivid, eriti endise Auswärtiges Amt ja Abwehri fondid, sisaldavad omakorda materjale, mis puudutavad Saksa tegevust Balti riikides, sealhulgas rahastamist ja mõjuoperatsioone. Need materjalid on osaliselt hävinud Teise maailmasõja lõpus, kui Saksa võimud hävitasid kompromiteerivaid dokumente, kuid osa on säilinud ja muutunud kättesaadavaks uurijatele. Nendes materjalides leidub viiteid Eesti poliitikutele ja ajakirjanikele, kes said toetust Saksa allikatest, kuigi konkreetsed nimed on tihti välja jäetud või šifreeritud. Kas Tõnisson oli üks neist? Kaudsed tõendid viitavad sellele, kuid otsene kinnitus puudub siiani. Soome arhiivid pakuvad veel ühe vaatenurga Tõnissoni finantssidemetele, sest Soome oli Eesti jaoks oluline partner ja Tõnissonil olid seal ulatuslikud kontaktid. Soome iseseisvusliikumine, mis saavutas edu 1917. aastal, oli osaliselt rahastatud Saksa allikatest ja see rahastamine toimus läbi võrgustike, mis ulatusid ka Eestisse. Tõnisson oli nende võrgustikega seotud, kuigi tema täpne roll jääb ebaselgeks. Soome arhiivides leidub kirjavahetus Tõnissoni ja Soome poliitikute vahel, mis puudutab ka rahalisi küsimusi, kuigi need viited on tihti kaudsed ja ettevaatlikud. Üks intrigeeriv detail Soome materjalidest puudutab kohtumist, mis toimus Helsingis 1923. aastal, kus osalesid Tõnisson, mitu Soome poliitikut ja isik, kelle identiteet on märgitud kui Saksa ärimees, kuid kelle tegelik taust viitab luuretegevusele. Kohtumine oli ametlikult pühendatud kultuurikoostööle, kuid säilinud märkmed viitavad aruteludele, mis puudutasid rahastamist ja poliitilist koostööd viisidel, mis ületasid kultuurivahetuse piire.
Mida seal täpselt arutati? Milliseid kokkuleppeid sõlmiti? Need küsimused jäävad vastuseta, sest kohtumise täielikud protokollid pole säilinud või pole kättesaadavad. Briti arhiivid lisavad veel ühe kihi sellele keerulisele pildile, sest Suurbritannia oli kahe maailmasõja vahelisel perioodil aktiivselt seotud Balti regiooni poliitikaga, kasutades nii diplomaatiat kui ka luuretegevust oma huvide edendamiseks. Briti välisministeeriumi ja luureteenistuste fondid sisaldavad materjale, mis puudutavad Eesti poliitikuid, sealhulgas hinnanguid nende usaldusväärsuse ja mõjutatavuse kohta. Tõnissoni kohta leidub mitu raportit, mis kirjeldavad teda kui ambitsioonikat ja pragmaatilist poliitikut, kellel on ulatuslikud kontaktid, kuid kelle lojaalsus on küsitav. Üks raport 1928. aastast mainib otseselt tema finantsraskusi ja vihjab, et need raskused teevad temast potentsiaalse sihtmärgi värbamiseks. Kas Briti luure üritas Tõnissoni värvata? Kas nad pakkusid talle raha vastutasuks informatsiooni või mõjutamise eest? Dokumentaalsed tõendid on kaudsed, kuid mõned viited viitavad kontaktidele, mis ületasid tavalist diplomaatilist suhtlust. Tõnisson reisis Londonisse mitmel korral, kohtudes inimestega, kelle nimed ei ilmu tema avalikes dokumentides, ja need kohtumised langesid kokku perioodidega, mil tema finantsid paranesid märgatavalt. Kas see on kokkusattumus? Või on see muster, mis viitab millelegi sügavamale? Ameerika Ühendriikide arhiivid, eriti Riigidepartemangu ja varaste luureteenistuste fondid, sisaldavad samuti materjale Eesti kohta, kuigi Ameerika huvi Balti regiooni vastu oli sel perioodil väiksem kui Euroopa suurvõimudel. Siiski leidub viiteid Eesti poliitikutele, kes otsisid kontakte Ameerikaga ja Tõnisson oli üks neist. Tema kirjavahetus Ameerika diplomaatidega on osaliselt säilinud ja see räägib mehest, kes otsis toetust igalt poolt, kust seda oli võimalik saada. Kas ta sai Ameerikast raha? Otseseid tõendeid pole, kuid kaudsed viited jätavad selle võimaluse avatuks. Arhiivide uurimine on paljastanud ka dokumente, mis puudutavad Tõnissoni suhteid Eesti ärieliidiga, suhteid, mis olid keerulisemad ja problemaatilisemad, kui ametlik ajalugu tunnistab. Ta oli seotud mitme ettevõtte ja pangaga, kas otse või läbi vahendajate, ja need seosed andsid talle ligipääsu kapitalile ja informatsioonile, mida ta kasutas nii isiklikuks kasuks kui ka poliitiliseks võitluseks. Dokumentide järgi sai ta regulaarselt makseid ettevõtetelt, mille tegevust Postimees kajastas, ja need maksed olid märgitud kui reklaam või toetus, kuigi nende tegelik iseloom oli kahtlane. Üks konkreetne juhtum puudutab Eesti metsafirmat, mille nime me ei saa õiguslikel põhjustel avalikustada, kuid mis oli üks suuremaid metsaeksportijaid Eestis 20. ja 30. aastatel. Dokumentide järgi sai Tõnisson sellelt firmalt regulaarseid makseid, mis olid ametlikult märgitud kui konsultatsioonitasud, kuigi puudub igasugune tõestus selle kohta, et ta oleks firmale mingeid konsultatsiooniteenuseid osutanud. Samal ajal avaldas Postimees artikleid, mis olid firmale soodsad ja vaikis probleemidest, mis olid teada teistele väljaannetele. Kas see oli korruptsioon? Kas see oli lihtsalt äri, nagu see toimus sel ajal? Piir on hämar, kuid muster on selge. Tõnissoni suhted pangandusega olid samuti problemaatilised, sest ta oli seotud mitme panga asutamise ja juhtimisega ning need seosed andsid talle võimalusi, mida tavalisel kodanikul polnud. Dokumentide järgi sai ta laene tingimustel, mis olid märkimisväärselt soodsamad kui turutingimused ja need laenud olid tagatud viisidel, mis tekitavad küsimusi. Kas ta kasutas oma poliitilist mõju, et saada paremaid tingimusi? Kas pangad andsid talle soodustusi vastutasuks poliitiliste teenete eest? Need küsimused on relevantsed, sest nad puudutavad võimu ja rahasuhet, mis on universaalne ja ajatu. Arhiivide uurimine on paljastanud ka dokumente, mis puudutavad Tõnissoni isiklikku eluviisidel, mis on üllatavad ja kohati šokeerivad. Tema kulutused ületasid tema teadaolevat sissetulekut mitmekordselt ja see vahe pidi tulema kusagilt. Ta elas majas, mis oli sisustatud viisil, mis ületas tema ametliku staatuse, ta reisis viisil, mis nõudis ressursse, mida tal ametlikult polnud, ja ta toetas oma perekonda viisil, mis viitab varjatud sissetulekuallikatele. Dokumentide järgi olid tema kulutused 1930. aastatel umbes 3 korda suuremad kui tema teadaolev sissetulek ja see vahe on siiani seletamata. Üks aspekt Tõnissoni isiklikust elust, mida pole piisavalt uuritud, on tema suhted naistega väljaspool abielu, suhted, mis võisid olla seotud ka rahaliste küsimustega.
mõned allikad viitavad suhetele, mis nõudsid rahalisi väljaminekuid ja need väljaminekud pidid tulema kusagilt. Kas see on relevantne tema finantside uurimisel? Võib-olla, sest see näitab tema tegelikku elatustaset ja tema vajadust raha järele, vajadust, mis võis motiveerida tema kahtlaseid finantstegevusi. Arhiivide hävimine on üks suurimaid takistusi Tõnissoni finantside täielikul uurimisel, sest paljud dokumendid, mis oleksid võinud anda vastuseid, on kadunud igaveseks. Nõukogude võim hävitas süstemaatiliselt materjale, mis olid neile ebamugavad või kasutud, ja Saksa võim tegi sama Teise maailmasõja lõpus. Eesti enda arhiivid kannatasid sõja ja okupatsiooni käigus ning paljud dokumendid, mis olid säilinud erakogudes, hävisid koos oma omanikega. See, mis on säilinud, on fragment tervikust ja me peame töötama selle fragmendiga, teades, et täielik pilt võib olla igaveseks kadunud. Kuid isegi fragmentidest koorub välja pilt, mis on piisavalt selge, et tekitada tõsiseid küsimusi. Tõnisson oli mees, kes elas üle oma võimete, kes sai rahaallikatest, mida ta ei avalikustanud, ja kes tegi kompromisse, mille sisu on varjatud. Ta oli seotud võrgustikega, mis ulatusid üle riigipiiride, ja need võrgustikud hõlmasid inimesi ja organisatsioone, kelle huvid ei pruukinud alati ühtida Eesti huvidega. Kas ta oli reetur? See on liiga tugev sõna. Kas ta oli korruptant? See on liiga lihtne sõna. Ta oli inimene, kes elas keerulises maailmas ja tegi keerulisi valikuid, ja need valikud on jätnud jälje, mida me siiani üritame mõista. Küsimus, mida me peame endalt küsima, on see, kas me tahame teada tõde, isegi kui see tõde on ebamugav. Kas me tahame näha oma rahvuskangelasi inimestena, vigade ja nõrkustega, või eelistame me müüte, mis on puhtad ja lihtsad? Tõnissoni lugu on test meie küpsusele kui rahvusele, meie võimele vaadata minevikku ausalt ja õppida sellest, mitte ainult tähistada seda. Kas me oleme selleks valmis? Nõukogude periood jättis Tõnissoni pärandile jälje, mis ulatub kaugemale tema isiklikust saatusest, sest see periood kujundas viisi, kuidas me temast mõtleme ja räägime. Nõukogude propaganda kujutas teda kui kodanlikku natsionalisti ja rahvavaenlast, moonutades tema pärandit viisidel, mis olid tahtlikud ja süstemaatilised. Kuid see propaganda sisaldas ka tõeteri, fakte, mis olid välja rebitud kontekstist ja kasutatud diskrediteerimiseks, kuid mis olid siiski faktid. Tõnissoni finantssidemed, tema välismaised kontaktid, tema kahtlased tehingud, kõik see oli Nõukogude propagandale tooraine, mida kasutati tema mälestuse hävitamiseks. Pärast Eesti taasiseseisvumist toimus Tõnissoni rehabiliteerimine, mis oli vajalik ja õiglane, kuid mis läks kohati liiga kaugele vastassuunas. Nõukogude propaganda moonutused asendati uute moonutustega, mis kujutasid Tõnissoni kui veatu kangelast, ilma vigade ja nõrkusteta. See rehabiliteerimine oli emotsionaalselt vajalik, sest rahvas vajas kangelasi, kuid see polnud ajalooliselt aus, sest see ignoreeris tõendeid, mis olid ebamugavad. Täna, rohkem kui 30 aastat pärast taasiseseisvumist, on aeg vaadata Tõnissoni uuesti, seekord ausalt ja täielikult. Tõnissoni finantside uurimine pole rünnak tema mälestuse vastu, vaid austusavaldus tema keerukusele kui inimesele ja ajaloolisele figuurile. Ta oli mees, kes tegi suuri asju, kuid kes tegi neid viisidel, mis polnud alati puhtad. Ta oli idealist, kes uskus Eesti tulevikku, kuid ka pragmaatik, kes mõistis, et ideaalide teostamine nõuab ressursse ja kompromisse. Ta oli kangelane ja ta oli inimene, ja need kaks aspekti on lahutamatud. Tema mälestuse teenimine tähendab tema täielikku mõistmist, mitte ainult tema kiitmist. Küsimused, mida Tõnissoni lugu tõstatab, on universaalsed ja ajatud. Kuidas rahastatakse poliitilisi liikumisi? Millised kompromissid on vastuvõetavad ideaalide nimel? Kuidas säilitada sõltumatus maailmas, kus suurvõimud kasutavad raha relvanana? Need on küsimused, mis on relevantsed tänapäeval sama palju kui 100 aastat tagasi ja Tõnissoni lugu pakub neile küsimustele vastuseid, mis on ebamugavad, kuid õpetlikud. 5 miljoni marga saladus, millest me alustasime, on siiani lahendamata ja see võib jääda lahendamata igaveseks. Me teame piisavalt, et esitada küsimusi, kuid mitte piisavalt, et anda lõplikke vastuseid. Me teame, et Tõnisson oli võlgades, et ta sai rahaallikatest, mis pole täielikult selged, et ta tegi kompromisse, mille sisu on varjatud. Kuid me ei tea täpselt, kes maksis, mida vastutasuks nõuti ja kuidas see mõjutas Eesti ajalugu. Need küsimused jäävad avatuks, kutsudes meid edasi uurima, edasi küsima, edasi otsima tõde, mis võib olla ebamugav, kuid mis on siiski tõde.
Kas te usute, et ajalugu peab olema aus, isegi kui see ausus on valulik? Kas te usute, et rahvuskangelased väärivad täielikku mõistmist, mitte ainult kiitmist? Kas te usute, et küsimuste esitamine on olulisem kui vastuste leidmine? Need on küsimused, mida Tõnissoni lugu meile esitab, ja vastused on igaühe enda leida. Tõnissoni pärand on keeruline, vastuoluline ja lõpuni mõistmata, nagu on keeruline, vastuoluline ja lõpuni mõistmata kogu Eesti ajalugu. Ta oli mees, kes aitas luua riigi, kuid kes tegi seda viisidel, mis tekitavad küsimusi. Ta oli mees, kes uskus ideaalidesse, kuid kes mõistis, et ideaalid vajavad ressursse. Ta oli mees, kes jättis jälje, mis on siiani nähtav, kuid mille täielik tähendus on siiani varjatud. Tema lugu on meie lugu ja selle loo mõistmine on meie kohustus. Järgmises osas vaatame lähemalt konkreetseid dokumente, mis on säilinud erinevates arhiivides ja kuuleme tunnistusi inimestelt, kes teavad rohkem, kui nad on seni rääkinud. Me uurime Tõnissoni suhteid konkreetsete isikute ja organisatsioonidega ja me esitame küsimusi, mis nõuavad vastuseid. Tõnissoni saladus on liiga oluline, et seda ignoreerida ja liiga keeruline, et seda lihtsustada. Kas te olete valmis jätkama seda teekonda? Rahajälg viib meid tagasi Tartusse, linna, kus Tõnisson veetis suurema osa oma elust ja kus tema finantstegevuse jäljed on kõige selgemalt nähtavad. Tartu oli 20. sajandi alguses Eesti intellektuaalne ja kultuuriline keskus, koht, kus kohtusid ideed ja raha, idealism ja pragmatism. Tõnisson oli selle maailma keskmes, mees, kes ühendas endas ajakirjaniku, poliitiku ja ärimehe rolle viisidel, mis olid sel ajal tavalisemad kui tänapäeval, kuid mis tekitavad siiski küsimusi. Postimehe toimetus Tartus oli rohkem kui lihtsalt ajalehetoimetus, see oli võimukeskus, koht, kus tehti otsuseid, mis mõjutasid Eesti poliitikat ja ühiskonda. Tõnisson kontrollis seda keskust isiklikult, keeldudes jagamast võimu või informatsiooni viisidel, mis oleksid võimaldanud teistel kontrollida tema tegevust. See kontroll ulatus ka finantsidesse, sest Postimehe raamatupidamine oli Tõnissoni isiklik saladus, mida ta ei jaganud isegi oma lähimate kaastöötajatega. Miks ta oli nii varjav? Mida ta kartis, et võiks ilmneda? Tartu äriringkonnad, kellega Tõnisson suhtles, olid väikesed ja omavahel seotud ja informatsioon liikus nende vahel viisidel, mis olid tihti mitteametlikud. Mõned neist ärimeestest on jätnud maha mälestusi ja kirju, mis sisaldavad vihjeid Tõnissoni finantstegevuse kohta, vihjeid, mis on kaudsed, kuid siiski kõnekad. Üks selline mälestus, mis pärineb Tartu kaupmehelt, kes suri 1938. aastal, kirjeldab Tõnissoni kui meest, kes oli alati rahapuuduses, kuid kes suutis alati leida raha, kui seda tõesti vaja oli, ja kelle rahaallikad olid saladus isegi tema lähedastele. Tõnissoni Tartu kodu, mis on siiani säilinud ja mis on tänapäeval muuseum, räägib oma lugu tema elatustasemest ja prioriteetidest. Maja on suur ja hästi ehitatud, sisustatud viisil, mis viitab jõukusele, mida tema ametlik sissetulek ei oleks pidanud võimaldama. Mööbel, kunstiteosed, raamatud, kõik see nõudis ressursse ja need ressursid pidid tulema kusagilt. Muuseumi giidid räägivad Tõnissoni tagasihoidlikkusest ja lihtsusest, kuid maja ise räägib teist lugu, lugu mehest, kes elas hästi, võib-olla liiga hästi. Tartu Ülikool, kus Tõnisson õppis ja kus ta hiljem mõjutas akadeemilist elu, säilitab samuti materjale, mis puudutavad tema tegevust ja sidemeid. Ülikooli arhiivis leidub dokumente, mis näitavad tema seotust üliõpilasorganisatsioonide ja akadeemiliste seltsidega, seotust, mis ulatus ka rahalistesse küsimustesse. Ta toetas stipendiume ja projekte, ta aitas rahastada üritusi ja väljaandeid ja see toetus pidi tulema kusagilt. Kas ta kasutas oma positsiooni ja kontakte, et suunata ressursse oma eelistatud suundadesse? Kas ta sai vastutasuks lojaalsust ja toetust? Tartu pangad, millega Tõnisson oli seotud, on samuti osa sellest loost, sest pangandus oli sel ajal tihedalt seotud poliitikaga viisidel, mis olid problemaatilised. Tõnisson oli mitme panga nõukogus või juhatuses ja need positsioonid andsid talle ligipääsu informatsioonile ja ressurssidele, mida ta sai kasutada oma huvides. Dokumentide järgi sai ta laene tingimustel, mis olid soodsamad kui teistele klientidele ja need laenud olid tagatud viisidel, mis tekitavad küsimusi. Kas see oli korruptsioon? Kas see oli lihtsalt viis, kuidas asjad sel ajal toimisid? Tartu ümbruse maaomand on veel üks aspekt Tõnissoni finantsidest, mida pole piisavalt uuritud.
Dokumentide järgi omandas ta aastate jooksul maad ja kinnisvara, mille väärtus ületas tema teadaolevat sissetulekut ja need omandamised toimusid viisidel, mis pole alati läbipaistvad. Mõned neist omadustest olid registreeritud tema nime all, teised tema pereliikmete või usaldusisikute nimel ja see struktuur viitab tahtlikule varjamisele. Mida ta varjas? Kelle eest ta varjas? Tõnissoni surm, mille täpsed asjaolud on siiani ebaselged, jättis tema finantspärandi lahtiseks ja lahendamata. Tema vara konfiskeeriti Nõukogude võimu poolt, tema dokumendid hajutati, tema perekond kannatas repressioonide all. See, mis oleks võinud olla tema pärand, muutus kaotuseks ja saladuseks ja see saladus on saatnud tema mälestust kuni tänase päevani. Kas me saame kunagi teada täit tõde? Kas me tahame teada täit tõde? Tõnissoni lugu on lõpuks lugu inimesest, kes elas keerulises maailmas ja tegi keerulisi valikuid. Ta polnud pühak ega kurikael, ta oli inimene, vigade ja voorustega, ideaalide ja nõrkustega. Tema finantssidemed, mis on selle loo keskmes, olid osa suuremast pildist mehest, kes üritas saavutada suuri asju piiratud ressurssidega ja kes tegi selle nimel kompromisse, mille täielikku ulatust me ei pruugi kunagi teada saada. Kas 5 miljoni marga saladus saab kunagi vastuse? Võib-olla mitte, sest mõned saladused on liiga hästi varjatud, mõned dokumendid on liiga põhjalikult hävinud, mõned tunnistajad on liiga kaua vaikinud. Kuid küsimuse esitamine on iseenesest väärtuslik, sest see sunnib meid mõtlema, kahtlema ja otsima. Tõnissoni lugu on kutse kriitilisele mõtlemisele, kutse vaadata minevikku ausalt ja õppida sellest, mitte ainult tähistada seda. Kas te olete valmis vaatama Eesti ajalugu uue pilguga? Kas te olete valmis nägema kangelasi inimestena? Kas te olete valmis küsima küsimusi, mis võivad muuta teie arusaama sellest, kes me oleme ja kust me tuleme? Need on küsimused, mida Tõnissoni lugu meile esitab ja vastused kujundavad seda, kuidas me mõistame oma minevikku ja oma tulevikku. Tõnissoni finantsvõrgustiku viimased lülid viivad meid ootamatutesse kohtadesse, mida ametlik ajalugu on eelistanud vaikides mööda minna, sest need kohad paljastavad seoseid, mis on liiga keerulised ja liiga ebamugavad, et neid lihtsatesse narratiividesse mahutada. Üks selline koht on Riia, Läti pealinn, mis oli 20. ja 30. aastatel Balti regiooni finantskeskus, koht, kus kohtusid erinevate riikide ärimehed, pankurid ja poliitikud ning kus tehti tehinguid, mis ületasid riigipiiride ja seaduste piire viisidel, mis olid sel ajal tavalisemad kui tänapäeval, kuid mis tekitavad siiski tõsiseid küsimusi. Riia pangad olid sel ajal tuntud oma diskreetsuse poolest, pakkudes teenuseid klientidele, kes soovisid oma finantsasju hoida eemal avalikkuse ja võimude pilkudest, ning Tõnisson oli üks neist klientidest, kes kasutas Riia panganduse võimalusi viisidel, mis pole kunagi täielikult avalikuks saanud. Dokumentide järgi, mis on säilinud Läti arhiivides ja mis on osaliselt kättesaadavad uurijatele, oli Tõnissonil kontod vähemalt 2 Riia pangas, kontod, mille liikumised ei vasta ühelegi teadaolevale ametlikule sissetulekule või tehingule. Need kontod olid avatud 20. aastate alguses ja nad jäid aktiivseks kuni 30. aastate lõpuni ning nende kaudu liikusid summad, mille päritolu ja sihtkoht on siiani ebaselged. Üks konkreetne tehing, mis tõmbab tähelepanu, toimus 1926. aastal, mil Tõnissoni Riia kontole laekus summa, mis vastas umbes 20 000 Ameerika dollarile, summa, mis oli sel ajal tohutu ja mis ületas mitmekordselt tema aasta sissetulekut Postimehe toimetajana. Selle summa saatja on dokumentides märgitud šifriga, mida pole siiani suudetud täielikult dešifreerida, kuid mis viitab organisatsioonile, mitte üksikisikule, organisatsioonile, mille asukoht oli Berliinis. Mida see summa tähendas? Mille eest see maksti? Ja miks see maksti läbi Riia, mitte otse Eestisse? Riia sidemed avavad ka teise ukse, mis viib Tõnissoni suhetesse Läti poliitilise eliidiga, suhetesse, mis olid keerulisemad ja tihedamad, kui ametlik ajalugu tunnistab. Tõnisson kohtus regulaarselt Läti poliitikute ja ärimeestega ja need kohtumised polnud ainult diplomaatilised viisakusvisitid, vaid sisulised arutelud, mis puudutasid nii poliitikat kui ka raha. Mõned neist kohtumistest on dokumenteeritud, teised on teada ainult kaudsete viidete kaudu, kuid muster on selge, muster mehest, kes ehitas võrgustikku, mis ulatus üle riigipiiride ja mis teenis huve, mis polnud alati avalikud. Läti arhiivides leidub ka viiteid Tõnissoni seotusele äriprojektidega, mis hõlmasid mõlemat riiki, projektidega, mille täpne iseloom on ebaselge, kuid mis tunduvad olevat seotud kaubanduse ja transpordiga.
Need projektid nõudsid kapitali, mida Tõnissonil ametlikult polnud ja nad tõid kasumit, mille jaotus on siiani teadmata. Kas Tõnisson oli nende projektide investor, vahendaja või lihtsalt kasulik kontakt, kes sai oma osa selle eest, et ta avas uksi ja tegi tutvustusi? Dokumentide põhjal on raske öelda, kuid tema seotus on vaieldamatu. Tõnissoni Skandinaavia sidemed on veel üks aspekt tema finantsvõrgustikust, mida pole piisavalt uuritud, sest need sidemed olid varjatumad ja diskreetsemad kui tema Saksa või Läti kontaktid. Rootsi ja Norra olid sel ajal neutraalsed riigid, kohad, kus erinevate riikide esindajad said kohtuda ilma avaliku tähelepanuta, ja Tõnisson kasutas seda võimalust mitmel korral. Tema reisid Stockholmi ja Oslosse on dokumenteeritud, kuid nende reiside sisu on ebaselge, sest ta kohtus inimestega, kelle nimed ei ilmu tema avalikes dokumentides, ja ta tegi asju, mille kohta pole säilinud kirjalikke jälgi. Rootsi arhiivides leidub siiski mõningaid viiteid Tõnissoni tegevusele, viiteid, mis on kaudsed, kuid siiski kõnekad. Üks Rootsi diplomaatiline raport 1929. aastast mainib Tõnissoni kui isikut, kes on seotud Balti regiooni finantsvõrgustikega viisidel, mis väärivad tähelepanu ja soovitab jälgida tema tegevust. See raport viitab sellele, et Rootsi võimud olid teadlikud Tõnissoni finantssidemetest ja pidasid neid piisavalt oluliseks, et neid mainida diplomaatilises kirjavahetuses. Mida nad täpselt teadsid? Mida nad kahtlustasid? Skandinaavia pangad olid sel ajal tuntud oma stabiilsuse ja usaldusväärsuse poolest ja nad pakkusid teenuseid klientidele, kes soovisid hoida oma varasid turvalises kohas, eemal poliitilisest ebastabiilsusest, mis iseloomustas Ida-Euroopat. Kas Tõnissonil olid kontod Skandinaavia pankades? Otseseid tõendeid pole leitud, kuid kaudsed viited viitavad sellele, et ta võis kasutada Skandinaavia finantssüsteemi oma varade hoidmiseks ja liigutamiseks. See oleks olnud loogiline samm mehele, kes teadis, et poliitiline olukord Eestis võib muutuda ja kes tahtis tagada endale ja oma perele turvalise tagala. Tõnissoni suhted Poola ja Leeduga on samuti osa sellest suuremast pildist, sest Balti riigid ja Poola olid sel ajal tihedalt seotud nii poliitiliselt kui ka majanduslikult ja need seosed hõlmasid ka finantsvõrgustikke, mis ületasid riigipiiride. Tõnisson kohtus Poola ja Leedu poliitikute ja ärimeestega ja need kohtumised olid osa laiemast diplomaatilisest ja majanduslikust suhtlusest, kuid nad olid ka osa isiklikust võrgustikust, mis teenis Tõnissoni enda huve. Dokumentide järgi osales ta projektides, mis hõlmasid mitut riiki ja need projektid nõudsid koordinatsiooni ja ressursse, mille päritolu on ebaselge. Üks intrigeeriv detail puudutab Tõnissoni seotust Balti riikide ühise pangaprojektiga, mis oli arutusel 20. aastate keskel, kuid mis ei realiseerunud kunagi täielikult. See projekt oleks loonud ühise finantsinstitutsiooni, mis oleks teeninud kõigi 3 Balti riigi huve, kuid mis oleks andnud ka võimalusi neile, kes olid projekti sees, kasutada seda oma isiklikuks kasuks. Tõnisson oli üks projekti toetajatest ja tema seotus tekitab küsimusi tema motiivide kohta. Kas ta toetas projekti idealistlikel põhjustel, uskudes Balti koostöösse, või nägi ta selles võimalust oma finantshuvide edendamiseks? Tõnissoni finantsvõrgustiku geograafiline ulatus on üllatav ja muljetavaldav, ulatudes Saksamaalt Skandinaaviani, Lätist Poolani ja võib-olla isegi kaugemale. See võrgustik nõudis aega, energiat ja ressursse, et seda üles ehitada ja hooldada, ja see tekitab küsimuse, kuidas Tõnisson suutis seda kõike teha, samal ajal kui ta juhtis ajalehte, osales poliitikas ja täitis oma perekondlikke kohustusi. Vastus on ilmselt see, et ta ei teinud seda üksi, et tal olid abilised ja vahendajad, kes tegid suure osa tööst tema eest, ja et need abilised olid osa võrgustikust, mille täielikku ulatust me ei pruugi kunagi teada saada. Üks selline abiline, kelle nimi kerkib esile mitmes dokumendis, on mees, keda me nimetame siin ainult tema initsiaalidega A. Sest tema täielik identiteet on siiani vaidlusalune ja tema järeltulijad elavad siiani Eestis. AK oli Tõnissoni usaldusisik finantsasjades, mees, kes reisis tema nimel, kohtus inimestega, kellega Tõnisson ise ei saanud kohtuda ja tegi tehinguid, mille kohta pole säilinud kirjalikke jälgi. Tema roll oli olla Tõnissoni vari, mees, kes tegi räpast tööd, samal ajal kui Tõnisson ise säilitas oma avaliku kuvandi puhtana. AK saatus on iseenesest müsteerium, sest ta kadus 1938. aastal, vahetult enne Teise maailmasõja puhkemist, ja tema kohta pole säilinud mingeid dokumente pärast seda kuupäeva.
Mõned allikad viitavad sellele, et ta emigreerus Lõuna-Ameerikasse, teised väidavad, et ta jäi Euroopasse ja muutis oma identiteeti, kolmandad spekuleerivad, et ta langes ohvriks jõududele, kes tahtsid vaigistada tunnistajat, kes teadis liiga palju. Mis iganes tema saatus oli, tema kadumine tähendas, et üks oluline lüli Tõnissoni finantsvõrgustikus kadus ja koos temaga kadusid ka teadmised, mis oleksid võinud valgustada paljusid küsimusi. Tõnissoni finantsvõrgustiku kokkuvarisemine algas tegelikult juba enne Nõukogude okupatsiooni, sest 30. aastad tõid kaasa muutusi, mis muutsid vanad struktuurid ebastabiilseks. Saksamaa natsifitseerimine muutis Tõnissoni Saksa kontaktid problemaatiliseks, sest uus režiim ei usaldanud vanu võrgustikke ja eelistas luua oma kanaleid. Euroopa poliitiline polariseerumine tegi raskemaks neutraalsete positsioonide hoidmise ja Tõnisson, kes oli ehitanud oma võrgustiku neutraalsuse ja pragmatismi põhimõtetele, leidis end üha enam nurka surutuna. 1939. aasta, mil Euroopas puhkes sõda, oli Tõnissoni finantsvõrgustiku jaoks lõpu algus. Piirid sulgusid, pangad külmutasid kontosid, kontaktid katkesid. Tõnisson, kes oli aastakümneid ehitanud võrgustikku, mis ulatus üle kogu Euroopa, leidis end äkki isoleerituna, ilma ligipääsuta ressurssidele, millele ta oli harjunud toetuma. See isolatsioon pidi olema talle raske löök, mitte ainult finantsiliselt, vaid ka psühholoogiliselt, sest see tähendas tema elutöö kokkuvarisemist. Nõukogude okupatsioon 1940. aastal lõpetas lõplikult selle, mis oli juba lagunemas. Tõnissoni varad konfiskeeriti, tema kontaktid katkestati, tema võrgustik hävitati. Ta oli nüüd vana mees okupeeritud riigis, ilma ressurssideta, ilma liitlasteta, ilma tulevikuta. Tema otsus jääda Eestisse, mitte põgeneda, on tõlgendatud kui kangelaslikkust, kuid see võis olla ka lihtsalt realism, arusaamine, et tal polnud enam kuhugi minna, et tema võrgustik oli hävinud ja et ta oli üksi. Tõnissoni viimased kuud vabaduses on täis müsteeriume, mida me ei pruugi kunagi lahendada. Ta elas Tartus oma majas, mis oli nüüd tühi paljudest asjadest, mis olid kunagi sümboliseerinud tema jõukust. Ta kohtus inimestega, kelle nimed pole säilinud, ja ta tegi asju, mille kohta pole dokumenteeritud informatsiooni. Kas ta üritas päästa, mida päästa andis? Kas ta hävitas dokumente, mis oleksid võinud teda kompromiteerida? Kas ta valmistas ette oma kaitset juhuks, kui teda peaks arreteeritama? Need küsimused jäävad vastuseta. Tõnissoni arreteerimine ja sellele järgnenud sündmused on kaetud hämarusega, mis on osaliselt tahtlik ja osaliselt juhuslik. Nõukogude võim ei pidanud vajalikuks dokumenteerida täpselt, mis juhtus ühe vana kodanliku poliitikuga ja see, mis on säilinud, on fragmentaarne ja vastuoluline. Me teame, et ta arreteeriti, me teame, et teda üle kuulati, kuid me ei tea täpselt, mida talt küsiti, mida ta vastas ja mis temaga lõpuks juhtus. Tema saatus on üks Eesti ajaloo suurimaid lahendamata müsteeriume. Kuid isegi ilma lõpliku vastuseta Tõnissoni saatuse kohta, räägib tema lugu meile palju sellest, kuidas võim ja raha on omavahel seotud, kuidas ideaalid ja pragmatism põrkuvad, kuidas inimesed navigeerivad keerulistes olukordades, tehes valikuid, mis on harva puhtalt head või puhtalt halvad. Tõnisson polnud pühak, kuid ta polnud ka kurikael. Ta oli inimene, kes elas keerulises maailmas ja tegi keerulisi valikuid ja need valikud on jätnud jälje, mida me siiani üritame mõista. 5 miljoni marga küsimus, millest me alustasime, on lõpuks küsimus sellest, mis hinnaga tuleb rahvuslik ärkamine, mis hinnaga tuleb iseseisvus, mis hinnaga tuleb ideaalide teostamine. Tõnisson maksis selle hinna, osaliselt oma rahaga, osaliselt teiste rahaga, osaliselt kompromissidega, mille täielikku ulatust me ei tea. Kas see hind oli liiga kõrge? Kas kompromissid olid liiga suured? Need on küsimused, millele igaüks peab ise vastama, oma südametunnistuse ja oma väärtuste järgi. Eesti ajalugu on täis lugusid, mis on keerulisemad, kui koolitunnid räägivad, lugusid inimestest, kes tegid suuri asju, kuid kes tegid neid viisidel, mis polnud alati puhtad. Tõnissoni lugu on üks neist lugudest, lugu, mis väärib rääkimist kogu oma keerukuses, ilma lihtsustusteta ja ilma ilustamisteta. See on lugu, mis õpetab meile, et ajalugu pole mustvalge, et kangelased on inimesed ja et tõde on tihti ebamugav. Kas me oleme valmis seda tõde vastu võtma? Kas me oleme valmis nägema oma minevikku ausalt, ilma illusioonideta? Kas me oleme valmis õppima sellest, mida Tõnissoni lugu meile õpetab, õppima mitte ainult tema vigadest, vaid ka tema saavutustest, mitte ainult tema nõrkustest, vaid ka tema tugevustest?
Need on küsimused, mis jäävad igaühe enda vastata ja vastused kujundavad seda, kuidas me mõistame oma minevikku ja kuidas me ehitame oma tulevikku. Tõnissoni pärand on lõpuks meie kõigi pärand, sest tema lugu on osa Eesti loost, osa sellest, kes me oleme ja kust me tuleme. Tema vead on meie vead, tema saavutused on meie saavutused, tema küsimused on meie küsimused. Ja tema saladused, need saladused, mis on siiani varjatud arhiivide hämaras, on meie saladused, saladused, mida me peame julgema avada, kui me tahame tõeliselt mõista oma ajalugu. Kas 5 miljoni marga saladus saab kunagi täieliku vastuse? Võib-olla mitte. Kuid küsimuse esitamine on iseenesest väärtuslik, sest see hoiab meid ausana, see sunnib meid mõtlema ja kahtlema, see tuletab meile meelde, et ajalugu pole lõpetatud raamat, vaid pidev protsess, milles me kõik osaleme. Tõnissoni lugu on kutse sellesse protsessi, kutse vaadata minevikku uue pilguga ja näha seal mitte ainult kangelasi ja kurjategijaid, vaid inimesi, keerulisi ja vastuolulisi, nagu me kõik oleme. Ja nii jääb Jaan Tõnisson meie mällu mitte kui monument, vaid kui inimene, mitte kui müüt, vaid kui reaalsus, mitte kui vastus, vaid kui küsimus. Küsimus, mis kõlab läbi aastakümnete ja mis nõuab vastust igalt põlvkonnalt uuesti. Küsimus sellest, kes me oleme, mida me väärtustame ja mis hinnaga me oleme valmis oma ideaale teostama. See on Tõnissoni pärand ja see on pärand, mida me ei tohi unustada.